No tere jälle siis, me oleme Avileesis, Birgit tuli koristama siia, hommikul läks veits kiireks. Me tegelikult oleme juba siin mingi 2 tundi olnud või? Me käisime söömas ja täna on esmaspäev, aga Hispaania päev on, see tähendab seda, et kõik kohad on peaaegu kinni, nii et me käisime Mäkkis, võtsime kiirelt mingi Mäkkeined. Ja siin tuli siuke küte peale, siin on nii palav, hästi pilvine, aga päike on ikka siuke rõve, peab prillidega ringi jäima. Ja palav on, nagu ma ütlesin. Aga eile käisime külas jalutamas meil kodus ja vaatasin, et muru on üliroheliseks läinud. Siin on samamoodi. Igal pool on roheliseks läinud, aga lehed juba lähevad. Sügis tuleb. Eesti suvi kätte jõudnud meile ka siia. Natukene võiks olla jahedam, oleks mõnusam. Aga no, mis sa teed? Peab siukse ilmaga olema siin. Kuigi kraadi minu meelest väga palju ei näidanud. Mobla näitaski mingi 20 peale, aga tundub küll palju kuumem, eriti kui see päike läbi pilvede peale paistab. Aga me lähme jalutame nüüd. Teeme siin mõne tiiru väikse, vaatame Avileesi ka veits. Filmin siin niisama linna elu ja olu, mis siin on. Hästi rahulik on, hästi vähe rahvast on, autosid, kõik on nii rahulik täna. Siin on kindlasti hea meil tatsata ja uurida. Aga jah, me oleme mingi statja kõrval praegu. Näitame nii vidi. Siin peab prillid eestatmast, ma ei näe mitte midagi muidu. Aga no, see mingi spordihoone vist ja siin on lihtsalt ongi mingi väike statja siis või suur statja, ma ei tea. Ja seal on kõik hooned. Ja mingi parklas siin saime parkima. Parkla on küll täis mingi kämperid asju, see on siin kämper ja. Aga jah, mis seal ikka? Lähme jalutame, vaatame, mida huvitavat linna peal näeb. Ja ega rohkem ei olegi. Ega võib-olla ei näe midagi huvitat, aga on filmi lihtsalt maju ja tänavaid asju, siis on näha, milline see siin on. Et jah, ma ei tea, miks ma teistpidi kaamera panin, ma ei näe midagi rohkem filmida siin. Ma näitan muru veel. Kui mingi aeg suvel sai näidatud, et kõik on mingi üli ära närtsinud või, mis õige sõna on, sest põud oli nii räigelt. Siis nüüd on jälle ilus roheline muru vähalt. Aga noh, ülejäänud asjad hakkavad ikkagi lehti asju kaotama. Sest et jõuab see sügis kahjuks kätte. Mis sa teed? Lähme jalutame.
eilne jalutuskäik läks päris pikaks, käisime lastega ära ja siis läksime Birgitile järgi ja see, kelle juures Birgit koristamas käis, ta elas põhimõtteliselt rannas, et tal oli mingi 100 meetrit randa minna. Ja siis me läksime sinna Gichoni ranna äärde jalutama, sinna promenaadile või mis iganes ta oli. Ja isegi jõudsime lõpuni ära kõndida, nii et seal oli ka mingi eriti vinged asjad, mida vaadata. Kahjuks sinna vaateplatvormile ei saanud minna, mis oli siis kaugel näha, et kuskil seal midagi on. Keegi seal käis, aga seal oli tõkke ees või võrkaed ette pandud ja sinna minna ei saanud. Et nüüd me tulime siia, nüüd me oleme Oviedos ja Birgit tuli koristama siia ja meie tulime jalutama siia, et siin on siuke sild, siuke jalakäijate sild, mis on siia ehitatud nüüd lõpuni lõpuks. Tuleb sealt läbi selle draakoni tunneli ja siia. Meie elasime siin bussis siis seal taga põhimõtteliselt. Kuskil jah, seal, kus me just jalutasime sealt siia. Ja lähme vaatame, kaugele seda teed siin edasi on tehtud. Kunagi siin silla peal sai käidud, aga siis ta oli poolik ja nüüd vaatame, kas saab kaugemale või ei saa. Aga siin me elasime ja siit ringteed läksime edasi sinna, seal oli tankla, seal sai pesus käia 2 eurot või mis ta ei maksis. Ja meie kodutu kodukant siis jälle. Ja vaatame, mida huvitavat siin toimub. Lidl on siin, seal oli Aldi, siin poode on selles mõttes. Naudime vaadet siin natukene, hea ilm on, mõnus soe. Mitte väga palav, aga lühikeste käistega saab täitsa olla. Võiks lühikesed püksid ka olla. Et siuke ideaalne ilm. Vot, aga lähme jalutame ja vaatame, mis siin toimub. No nii, ma olen juba Villaviciosas. See, mis ma viimati filmisin, oli vist Oviedos seal külje all kuskil silla peal tehtud. Ja siis helistas mulle Raiko, me rääkisime 50 minti, samal ajal kõndisime lastega edasi, leidsime ajade vahel mingi mänguväljaku. Nad seal mängisid ja siis ma avastasin üks hetk, et oi, et me nii palju on aega mööda läinud, et oli vaja ruttu auto juurde jõuda, sest et pidime sealt Oviedost otse sõitma Elentregosse siis, kus oli siis jalgrattakrossi siuke tutvumispäev. Et said seal seda siklokrossi rada sõita, mis oli siis tehtud ja vaadata, kas meeldib või ei meeldi. Daniel läks sinna, sai nii palju kiita, et jube, et öeldi ka, et enamus lastele meeldib tänapäeval ikkagi jalgpalli mängida, et kes omal tahtel tahavad jalgrattaga sõita, et need on ikka väga vähe. Ja siis teda kiideti seal, et sõitis terve selle raja ära, et põhimõtteliselt pole mitte kunagi keegi seda rada ära sõitnud. Ja ma lähen teisele poole inimesele vastu, sest ma ikka häbenen filmimist. Siis ma kinnin ta eest ära lihtsalt. Et jah, pole keegi niisama seda rada ära seal sõitnud või nii väikestest.
ja ta lasi seal mingi 5-6 ringi lõpuks. Siis neljapäeval käisime, eile siis käisime, siis juba prooviti trenniriideid selga, mingi korralikud siuksed trenniriided, kus on siis sponsorid asjad peal, et päris teema. Ja nüüd on siis vaja talle natuke suurem ratas osta, kasutatuna, ütles pole mõtet uut osta, sest nad kasvavad nii ruttu sellest välja ja ei ole mõtet raha raisata. Ja jah, vot nii, et siis ta läheb jalgratta krossi trenni siis. Ja mis veel? Siis mulle tuli uus ratas töösse, mida ma olen veel jõudnud näidata. Sellel on tore asi. Algul klient tahtis, et teeme karpa regulli ja klapivahede kontrolli. Ma mõtlesin, tahab niisama võib-olla teha hoolduse käigus ja niimoodi seda. Aga tuli välja, et ratas väga ei tööta, et üle 60 ei lähe ja kõik siuksed asjad. Siin on midagi tuuning juppe külge pandud ja AliExpressi juppe põhimõtteliselt. Ratas on Kymco Sync 2 125. Ja siis proovisin tööle ei läinud minu juures. Ütles ka, et vahepeal läheb väga raskelt. Siis ta on vändast löönud, aga ma panin starterit, ainult ei läinud. Ja hakkasin kontrollima, siis võtsin küünla maha. Küünal oli pooleldi sees. Ja proovisin, et äkki läheb ikkagi lõpuni ka või ma ei tea. Aga ei läinud ta kuskile. Keere on suht kurb. Ja nüüd ma otsingi, ma käin siin Villaviisiostas ringi, käisin niisama jalutamas ja kuna Birgit teeb tööd, siis läksingi linna peale, vaatasin, kus automotopoed on ja otsisin, küsisin, kas neil on kermestajad M10x1 küünalde jaoks, aga ei ole siin kuskil kahes kohas. Ma tellisin ta tegelikult ära juba eile tellisin ära, aga 2-3 päeva läheb aega ja täna reede ma tahaksin nädalavahetusel teha. Et saab olema super töö. Ma loodan, ma saan niimoodi tehtud, et ma ei pea seda karpa või seda silindri pead maha võtma. Et müüakse ka siukseid. Ma tellisin siukse kermesta, millel on siis see kaussall, mis püüab enamus kinni ja siis pärast saab selle suruohuga või millegiga sealt kätte või siis vaakumiga. Et ta mul surnud seisus praegu kõige ülealasendis, et need tükid kuskilt sisse ei lendaks, kus ei tohiks lennata. Ja siis peab kõva puhastust hakkama tegema. Vot, et vaata, mis saab. Praegu ma käisin siin 2 Villaviisiostas 2 kohas küsimas kermestajat. Pole. Ühes kohas oli ainult suuremad suurused ja nendega pole mul midagi teha. Ja siis veel, mis veel? Siis jällegi, ma võtan Birgiti peale nüüd, siis lähme kohe lastele järgi. Birgit läheb teise töö kohta, mina hakkan lastega siis mööda linnasid ja külasid läbi sõeluma autopoode, kus saab kermesta, sest ma tahaks täna ikka saada. Vot, siuksed elud on siin. Eks ma näitan garaažis seda homme ka, ma ei tea, kas ma täna enam teen, täna pole aega, sest et terve päev läheb siin lastega tegelemisele. Et siis homme ma teen nagunii viimase filmimise, et pühapäevaks video oleks valmis ja siis näeb seda rattas ka. Ma võin veel jutustada. Eile sain selle BMW venna kokku, C1. Temal vaatasime seal mingid ratta üle. Tal on siis need amordi, need ei ole amordid, ma ei tea, kuidas neid kutsutakse, vahet pole. Ütleme, et ees seal siis need, ütleme amordikausid siis, või amordid siis, ütleme, vahet pole. Kus on õli sees ja neil on siis need tihendi korpused, neil on mõlemal mõra sees loomulikult. Nii et nüüd vaatamegi, otsime keevitajat, ta juba ühe leidis, aga mõlema kausi eest 60 € keevitamine on veel natuke kallis. Ma ei tea, alumiiniumi keevitus on kallis, aga kui sul on mingi siuksed, ma arvan, et see ei ole 10 sentigi olnud, mingi 5-6 senti kõrgust on vaja ülealt alla keevitada. See on natuke hull hind. Et jah, põhimõtteliselt otsime, uurime. Ja arvatavasti on seal see tagumine amort ka läbi, kus on see siis amort vedruga, kuna muidu ei vajuks nina alla ja ei lõhuks neid kausse või neid korpuseid ära seal. Et nii palju ma selle kohta olen uurinud. Vot, rehvid on sellel 23 aastast. Et need lähevad uued. Õlifilter, käigukasti õli. Ei olegi. Tal on VFR ka, Honda 750.
sellel on siis ainult ketivahetus, aga sellest vist rääkisin, et tahab ainult ketti vahetada, mitte hammakaid, et noh, teeme siis ära, kui nii väga tahab. Ja nii ongi, vot, aga ma lähen nüüd autosse, sõidan minema, lähen võtan Birgiti peale. Ilus ilm on täna, 23 kraadi näitas kuskil tahvlil. Mõnus, soe, head aega, ma lähen sõitma. Pärast viimast klippi sai siis läbi käidud umbes 2 triljonit mingit autopoodi ja mingi tööriistapoodi. Tegelikult Kõrvalkülas 3 autopoodi, kes autovaruosasid asju müüvad. Siis Oviedo ligidal 1 või 2 automotopoodi. Ja siis sealt ühest motopoest öeldi, et mingi Rodamentos, mis iganes see oli, et sinna minna. Ja siis ma läksin sinna, seal ma vaatasin, et JPM-i tooteid müüakse. Mõtlesin, väga hea, neil on see, ma tahtsin JPM-iga otse teha lepingut ka, aga nad ei tee lepingut, kui mul ei ole mingit ladu või asju, kus ma saaks asju hoida põhimõtteliselt, nagu ma aru sain, siis nad soovitasid mingit kohtasid ja siis see Rodamiento oli ka seal, ma hiljem vaatasin järgi. Ja sealt siis lähen küsin, siis ta hakkab jube pikalt mulle jutustama, küsin, mis seal viga on, värgid, särgid. Ja siis ta soovitab mulle seda helikoili kitti, mis on siis küünalde jaoks mõeldud, et saaks helikoili sisse keerata sinna, aga ma ei tahtnud seda, see maksis ka mingi üle 100 euri. Ja ega ma ei saanud mingi poolest jutust nagunii aru, mida ta rääkis mulle ja ega ma ei osanud tal midagi tarka vastata ka seal. Igatahes ma tahan nagunii praegu keermestajat saada, et lihtsalt keermestada siis siin, seal allpool keeret on veel, üleval midagi on äkki, aga jah, ma proovin algul seda, ennem kui helikoiliga peab hakkama jamama, aga vaatame, kas ma saan näidata ka. Mul on siin kõik tööriistad on maas. Seis ei ole kõige parem, nii palju kui ta, siin on näha, et siin on täitsa viltoga, aga all on veel kuskil maal midagi. Et ma loodan sellega saada tehtud, et ma keermestan ta sirgelt sisse ära ja siis on korras. Ja mul on siin võrdlus ka kohe. Põhimõtteliselt täpselt samad küünlad. No üks on CR7E, teine on CR9EX ehk üks on iridium, mis on lamp nagu panna, aga jah, mina ei pane kunagi iridium küünlaid. Kunagi noor loll olin. Ma ei tea, kas loll, aga noorena ma panin iridium küünlaid, aga põhimõtteliselt neid ei ole mõtet panna. Kes paneb, pange, aga maksad mingi 85 miljonit korda rohkem ja kui sa rinkat ei sõida ja sul nii tähtis ei ole, siis tavaküünlad ajavad väga hästi asja ära. Siia peaks ka tegelikult selle rattale käima. Rattast ma polegi näidanud. See on Kymco Sync 2 siis. Siuke rattas. Kohe varsti vaatame paremini äkki. Igatahes siin on näha. Ta ise oli vahetanud küünalt. Ma küsisin, et kas sa vaatasid ka, et lõpuni, eks. Siin on näha hea võrdlus, kus sellel on küünla siis see pressitav seib on sirgeks ilusti pressitud. Aga siin on ta jumala koonuses veel. Ehk see pole mitte kunagi vastu käinud. Kui ma ära võtsin, siis oli näha ka, et ta oli must jutt oli kuskil siin poole peal. Et jah, ma ei tea, kuidas ta, no ju siis tööle ta läks ja sõitis, aga see pill võtiski nüüd viimane aeg võttis mingi kuni 60 välja ainult. Et jah, mäest juba üles tulla minu juurde oli, ütles väga raske. Et midagi siin head ei ole. Ja kui küünal on nii kaugel ka, ega siis see säde ka seal kõige parem seal silindris pole. Aga niimoodi ta on sõitnud. Ma ei tea, kui pikalt siis. Ta ostis küll maikuus selle endale. Aga jah, nii. Mis ma veel räägin? Ega siin ei olegi. Saaks küünla nüüd korda. Järgmine nädal algus siis saab. Selle keermesta, siis on hästi. Ma imestan, et mitte kuskil üheski poes seda ei müüda. Täiesti võimatu on saada inimesed isegi, mulle tundus, et ühes poes vist said aru, kus olid vana inimesed, mingi tööriistapoodi siuke. Seal saadi aru, mida ma tahan. Aga tal lihtsalt seda ei olnud, tal oli suuremad numbrid. Aga seda ma rääkisin ka juba. Et teised kõik, osad olidki, minu meelest nad ei saanud aru isegi, mida ma küsin. Et kui ma küsin macho de, ma ei mäletagi, mis see on. Macho de
ma ei mäleta, kus keere on, Ruesco, igatahes midagi sellist. Siis tundus, et nagu väga ei saada aru. Siis ma küsisin Reparatsioon de Ruesco, mis iganes, ma ei mäleta, mis see keere on, igatahes kuidagi. Siis ka nagu, ma ei tea, väga ei saanud inimesed aru, kas ma küsisin valesti või mitte, ma ei tea. Uurisin, guugeldasin, siis tööriistad nimed siuksed on, aga ju siis inimesed ei tea lihtsalt. Keegi ei tee siukseid töid siin, et nad ei ole kunagi äkki müünud või ma ei tea. Igatahes jah, tõesti mõttetud käigud olid. Mitu tundi raiskasin nii-öelda tööd poodide otsimisele. Oviedos käisin veel kuskil mingis Norra autos ka. See oli täiesti mõttetu pood. See oli, ma ei tea, seal polnudki eriti midagi. Seal müüdi lihtsalt mingi vedelikke ja rehve ja turvatoole. Nii, igatahes, mis ma veel räägin? Siis, selle Kümko vend on siis rääkinud veel seda, et kui tal see teema hakkas pihta, ta tegi mingi järsu pidurduse ja pärast seda hakkas jamama, nagu ta ütles mulle. Et siis oli sidur kohe imelik ja kõik siuksed asjad. Ja siis viis ta selle ratta töökotta. Töökohas rääkis ära, et sidur on imelik. Või siduri tross, ma ei mäleta enam. Ma nüüd oleks võinud vaadata enne seda juttu ära, mis seal oli, aga igatahes selle nii jõuame. Rääkis ära, et sidur on midagi imelikku ja puterdab ja jamab. Siis põhimõtteliselt vahetati tal siduri tross ära ja kuu aega seisis, mitte keegi midagi öelnud, ta ei teadnud mitte midagi ratast. Ja järsku helistati ja öeldi, et kuule, et kui sa nüüd kohe järgi ei tule, et me lähme puhkusele ja pärast puhkust maksad meile 300 € hoiustamistasu siis. Ja tüüp oli, et okei, normaalne. Läks rattale järgi. See ei teada, et ainult siduri tross vahetati ära, mida isegi ei reguleeritud, mitte midagi sellega ei tehtud, pandi külge kõik nägemist ja mitte midagi rohkem rattaga ei tehtud. Super teenindus. Kui mul rattad sisse tulevad, ma vaatan gaasitrossi ja siduri tühikäigud kohe üle ja siuksed elementaarsed asjad, rehvirõhud ja asjad ja seda ma teen tasuta, ma ei hakka sellest raha võtma, sest see on siuke, mida võiks nagu ikka üle vaadata. Ja siis ta rääkis veel neilest töökodast. Kuskil töökojas käis veel, pandi rehv tagurpidi peale, see oli mingi teine töökoda ja siis kas tehti piduri vedeliku vahetus või midagi ja pidureid ei õhutatud, nii et tüüp oleks peaaegu matsu pannud. Sest pidureid polnud. Või siis äkki oligi mingi klotside vahetus ja ei surutud klotse vastu. Et siuksed need. Ja siis ta imestas, või ütles, et ma olen see tunni aega, mida ma seda ratast siin uurinud ja teinud olen, vähem veel. Ma olen selle aega rohkem teinud, kui see teine töökoda kokku tegi. Ehk siduri trossi vahetusega. Ja tüüp ütles ka, et see on... Ma ei ole mitte midagi teinud, ta ütles, et ma juba teen nii hästi, see midagi ütleb, kui kohalik ütleb siukest juttu, et siis see on aru saada ikka neid jutte, mis ma kuulnud olen, et need ikkagi tunduvad, et on tõed. Et see on ebareaalne. Kas ma rääkisin seda kõik juttu või? Kas ma kordan ennast teist korda äkki? Ma ei tea, kell on 11 täna, laupäev. Birgit käis pillistamas 12 tundi pulma, teine pillistaja oli seal, mitte põhipillistaja. Et siis sai natuke pillistada, hea tööots oli, sest tema pillistas ja saadab pildid ära, ta ei pea neid töötlema, et see põhipillistaja siis töötleb ise ära. Et siuke, siis me käisime täna lastega tegemas tiiru, üle 22 kildi sõitsime, Daniel väntas seal. Mul oli kann valus juba selle tooli peal istumisest, Daniel põhimõtteliselt ei teinud teist nägugi ja nad läksid praegu alles magama ka kella 10 aeg. Nii et nii palju siis näha. No Aurelia küll istus siin taga toolist, selleks mul see minu ratas siin praegu ongi, et ma ei viitsinud tagasi panna ja rehve pidime ka pumpama mõlema rattal, minu ja Daniel omal. Et selleks ta siin külje peal praegu on. Oot, aga rohkem praegu ei ole midagi eriti rääkida. Ütleme nii, et töökojad siin tööd teha ei oska, nagu ma aru saan, vähemalt siin kohalikud need 2 tükki. Ühes pidi mingi noor tööp olema, see ei oska midagi, nagu ma aru sain. Ja ei viitsi teha ka midagi ja kui need asjad käima saab, siis võiks nagu olla ülihea kõik. Vähemalt kõik need asjad kindlustavad veel need jutud seda, et siin võiks saada midagi teha nagu, mingit tööd. Et ma olen mõelnud isegi võib-olla võtaks mingi suvalauruumi endale, kus oleks rohkem ruumi, sest et praegu on veel 2 ratast ootel, mis tahaks töösse tulla. Ja kuna ma saaks praegu samal ajal, kui ma neid
noh, kui mul oleks rattad nurka seisma panna, juppe ootama, samal ajal ma saaks juba teisi töid teha, need 2 ratast. Neil on ka, ühel on ainult ketivahetus sellel Hondal ja Bemmil on vaja esiotsa laiali lammutada ja siis vaadata amort üle, sest ma ei tea, kas amort on korras või mitte, pigem ei ole see esiamordi tagune amort siis, või tähendab, igatahes, küll seda näeb siis, kui kätte jõuab sinna aeg. Et jah, praegu on siuksed lood, et ruumi on väheks jäänud, tööd on siuksed huvitad, millel on kõik juppava. Selle ratta kohta ma ei tea midagi, ta pole öelnud, kas ta saab, ta on puhkusel ka siin. Et noh, mul on ruumi vaja. Ja Discordi saatis ka üks, ta vist elab Madridis äkki või ta on ise töökoda teinud seal. Saatis mulle dokumendi, kus on siis, kus on kirjas enam-vähem mingid kulutused, kui palju maksab mingite asjade tegemine, et ruum töökojaks ümber teha. Et sealt sai mingid infod ja asjad, mingi hinnapiiri, mis asjad palju maksma võivad minna. Et siuksed asjad. Aga igatahes jah, lood on siuksed, et ma saan siin miljonäriks. No mitte miljonäriks, aga kõvasti raha hakkan teenima. Kui ma saaks ainult ruumid ja kui siin ainult tööd tuleks peale. Et vaatame, unistame suurelt ja teeme asju. Aga nüüd ma panen selle video kokku ja siis homme vaatame ja davai, tšau siis!